EasyWeezy nutipistik T30. Mis see üldse on, milleks see mõeldud on ja mida see teha suudab? Kõik need küsimused saavad selles videos vastuse, seega püsi lainel. Pum! Hei, minu nimi on Toomas ja seekord on siis kaameramaailm andnud mulle kasutamiseks sellise vidina nagu nutipistik. Selle video eesmärk on siis saada aru, kui nutikas see pistik tegelikult on ja saada aru ka sellest, et kas see võiks olla vidi, mis aitab meil kokku hoida näiteks elektrikuludelt ja muuta samas meie elu mugavamaks. Tundub igatahes palju lubav, aga aitab sissejuhatusest, lähme asja kallale. Mis see üldse siis on? Tegemist on siis Wi-Fi pealt toimiva ja telefoni äpist juhitava pistikuga ehk nutipistikuga, mis annab sulle siis kodust eemal olles ka kontrolli oma elektriseadmete üle. Näiteks saad sa selle sama vidinaga kontrollida, et kui kaua ja kuna su elektriradikas su elutuba näiteks kütab. Rahalises mõttes pole mõistlik, et radikas päev otsa sees on, aga samas on sooja koju ka päris mõnus tulla. Seesama pistik annabki sulle näiteks selle võimaluse, et sa saad 2 tundi enne koju tulekut panna radika tööle ja nii on sul nagu mõlemad asjad olemas. Rahaline kokkuhoid ja soe mõnus kodu. Lisaks mõõdab see pistik elektritarbimist, mis annab sulle siis väga hea ülevaate erinevate elektrikulude kohta oma majapidamises. Nii palju siis teoreetilisest poolest, nüüd vaatame, kuidas see pistik reaalselt ka toimib, ehk ühendame ta äpiga ära, vaatame, mis võimalused äpis on ja üldse, kuidas seda äppi käsitleda. Mitte midagi keerulist ei ole, kõik on väga lihtne, aga lihtsalt igaks juhuks, kui sa ei ole sellega varem kokku puutunud. Esimese asjana tasub üle rõhutada seda, et see pistik eeldab, et sul on kodus Wi-Fi ja sul on nutitelefon. Kui need 2 asja on olemas, siis saad seda pistikut kasutada. Esmalt sul on vaja siis alla tõmmata EasyWeezy mobiilirakendus. Nii Google Play's kui App Store'is on see kenasti olemas. Rakendus ise on eestikeelne. Kõik on väga selge ja lihtne. Kui sa tõmbad esimest korda selle rakenduse alla, siis sa pead tegema sinna kasutajaga, see võtab ka minuti aega, jälgi lihtsalt eestikeelseid juhendeid ja kõik saab kiiresti tehtud. Minul on see äpp olemas, ma võtan selle äpi lahti ja katsun selle asja ära ühendada. Nii, EasyWeezy rakendus. Nii, siia pole mul ühtegi seadet lisatud. Nüüd ma panen siit, et lisaseade. Kuna EasyWeezy'l on erinevaid tooteid, siis ma valin siit, et tegemist on nutipistikuga. Nüüd on vaja sul skaneerida siia äppi sisse siin pistiku külje peal olev QR-kood. Lisaseade. Nii, nüüd ta tahab, et ma lülitaksin seade sisse, mis tähendab sisuliselt seda, et on vaja lihtsalt vooluvõrku ühendada. Mul on siin pistik ilusti olemas, paneme selle vooluvõrku. Nüüd te näete, et siin hakkab sinine tuli vilkuma, ehk see tähendab seda, et see seade on sisse lülitatud. Ta hakkas. Kui ei hakanud, siis vajutage korra siia sisse-välja nupu peale. Nii, äpi juurde edasi minnes. Ühesõnaga, seade on sisse lülitatud, panete siit järgmine. Siin ta tahab, et te Wi-Fi'ga ühendaksite ära. Ta võib tahta, et te paneksite siia Wi-Fi andmed sisse. Nii, nüüd ühesõnaga ta küsib, et kas indikaator tuli vilgub siniselt seal nupu peal. Kui vilgub, siis vajutate siia linnukese, panete järgmine. Aha, siin on see Wi-Fi võrgu valimine. Siit panete enda Wi-Fi võrgu, parooli, järgmine. Nüüd ta natuke aega mõtleb, ehk ta ühendab telefoni ja seda pistikut. Okei, siin võib teil tulla see hüpik aken vahepeal, et te peate andma telefonile nõusoleku, et ta võib ka selle pistiku telefoniga ühendada. Kui see on tehtud, siis ongi seade edukalt lisatud. Paned siit järgmine. Siit kui tahate, saate sorteerida, et mis toa pistik see on, eks ole, kui te mitu tükki näiteks koju ostate. Ma panen elutuba, valmis. Nii, ja nagu te näete, nüüd on siis siin rakendus ilusti olemas T30 ehk see sama nutipistik, kui siia peale klikite, siis tuleb teile niisugune vaade. Ehk siin ta näitab, et elektri edastamine on lubatud või voolu edastamine. Siin ta siis näitab, et palju ta on täna nii-öelda võimsust tarbinud, kaua ta on töös olnud ja palju siis hetkel tarbimine on. Et paremini aru saada, ma varastasin vannitoast ühe lambi. Paneme selle siia stepslisse sisse. Nii, ja nüüd on siis näha, et nii-öelda voolu edastamine on lubatud ja kui ma vajutan nuppu, läheb lamp ilusti põlema. Ja kui ma nüüd vajutan siit keela, kaob vool tagant ära ja lamp kustub ära. Nii lihtne see ongi. Samuti on siin võimalus näiteks panna sisse
countdown. Et ühesõnaga sa saad näiteks määrata ära, et pistik töötab 5 minutit. Ma ei tea, tahate et mingi asi, näiteks seesama radikas, et kui te vaadate sisse, et ta käib tund aega, siis selle sama countdown funktsiooniga saate te seda teha. Samamoodi on olemas näiteks timer, kus te saate siis valida, et mis kell on algusaeg, mis kell on lõpuaeg, saate päevad valida. Selle režiimiga teoreetiliselt saate teha endale kasvuhoonesse automaatse kasvamissüsteemi, näiteks kui tahate, et iga õhtu või iga päev 12-1 toimub kasvamine, eks ole, kui te siis näiteks pumba siia taha ühendate. Ja siis samuti saate vaadata siis statistikat siis iga päeva kohta, kuu kohta ja nii edasi, ehk palju on olnud tarbimine. Ülilihtne, kõik on selgesti arusaadav ja kõik, kes oskavad nutitelefoni kasutada, saavad selles rakenduses ilusti aru. Ühesõnaga, see on siis see praktiline pool, kuidas asi töötab. Äpiga ühendamine võttis aega, ma ei tea, paar minutit ja nagu äpp ise ülilihtne. Nii, selle lühikese video kokkuvõtteks siis mina igatahes seda pistikut ilmselt kaameramaailma tagasi ei anna, sest ma reaalselt näen nii palju võimalusi, kus see väike vidin suudab mu elu kergemaks teha. Loodetavasti tegi see video sinu elu ka pisut kergemaks, said parem ülevaate, mida see pistik endast kujutab ja kui sul tekkis vajadus selle järgi või sa avastasid, et see oleks just seesama asi, mis sind aitaks, siis siinsamas video all on link, mis viib sind e-poodi, kus saad siis selle sama pistiku endale mugavalt pakiautomaati tellida. Mina tänan ja kõike kena!